Jaa, suur tänu. No mina arvan küll, et ma võin kogu meie fraktsiooni nimel öelda, et need põhimõtted, mis on sätestatud selles eelnõus, on mitte üksnes toetusväärsed, vaid need peaksid olema elementaarsed ühes iseseisvas riigis, mis lähtub sellisest rahvusliku väärikuse ja oma riigi ja rahva teenimise ideaalidest. Ei ole ju sätestatud mitte midagi eriti koormavat. Nagu kolleeg Jaak Valge ütles, eriti presidendi suhtes ei tohiks ju küsimus tekkida, sellepärast et presidendi ametiaja lõppemise järgselt on presidendile nii või teisiti nähtud ette erinevad hüved, mis ei tekita siis seda küsimust, et aga kui tal on nüüd piirang, et ta ei või kusagil mujal juhtival kohal töötada, et siis tal ei ole võimalik endale sissetulekut teenida. Et seal on see küsimus lihtsalt maha võetud, täiesti selgelt. Ja mis puudutab peaministrit, siis tõsi, peaministri ametist lahkumise järel ei ole nähtud nii ulatuslikke hüvesid ette, kuigi teatud hüved loomulikult on. Kahtlemata on võimalik see küsimus ka üle vaadata, et kas neid hüvesid peaks muutma ulatuslikumaks või mitte, aga see ei muuda seda põhimõtet, et täitevvõimu juht ei tohiks asetada juba peaministri ametis olles sellesse positsiooni, kus ta ametiaja jooksul valmistab ette oma järgmist karjääriredeli sammu kusagil rahvusvahelises organisatsioonis või korporatsioonis või miks mitte ka mõnes kodumaises korporatsioonis. Et niisugune huvide konflikti välistamise praktika on ju täiesti tavapärane suurtes korporatsioonides, mistõttu peaks olema iseenesest mõistetav, et sarnane huvide konflikti välistamise praktika oleks rakendatud ka riigisiseselt. Ja kui kolleeg Timo Suslov ütles Vabariigi Valitsuse arvamust vahendades, et piirangud peavad olema vajalikud ja proportsionaalsed, siis mina küll ei oska öelda, et millest see ebavajalikkus või ebaproportsionaalsus siis seisneb. Ja kui ma õigesti aru saan, siis Vabariigi Valitsus oma arvamuses seda ka sisuliselt ei selgitanud. Ehk tegemist on sellise blanketse, põhjendamata loosungliku seisukohaga, mis vääriks siis sellisel juhul ikkagi ka konkreetseid argumente, millest nähtuks selle seisukoha enda siis põhjendatus. Ja ma muidugi ei oma mingisuguseid illusioone seonduvalt sellega, kas see eelnõu läbib siin täna esimese lugemise või mitte. Ilmselgelt ei läbi, aga kui see saadetakse prügikasti, siis ma arvan, et kodanikud võiksid endalt selle küsimuse küsida, et mis on siis selle põhjuseks. Et kas me tõesti ei tahagi siis riigina sellist olukorda luua, kus oleks välistatud niisugune olukord, mida me nägime ju Kaja Kallase näol, kes ilmselgelt juba peaministri ametis oleku ajal valmistas ette suurt edasihüpet oma karjääriredelil. On ju avalik saladus, et tema lootuseks oli saada NATO peasekretäriks. Kuna see ambitsioon ei teostunud, siis järgmiseks ambitsiooniks oli saada Euroopa Liidu kõrgeks välis- ja julgeolekupoliitika esindajaks ja see ambitsioon siis ka realiseerus. Ja kui me vaatame, mis ohud niisuguste võimalustega kaasnevad, siis ohud seisnevadki ju selles, et otsuseid peaministri ametis hakatakse langetama mitte lähtudes sellest, mis on parim Eestile, vaid lähtudes sellest, mis on parim konkreetsele isikule. Ja niisugused olukorrad võivad päädida sellega, et Eesti on lihtsalt natukene halvemini juhitud selle tõttu, aga põhimõtteliselt võivad päädida ka ju sellega, et Eesti asetatakse väga täbarasse olukorda. Et kui näiteks mängitakse välja mingisugust sellist poliitilist programmi, võetakse vastu mingisuguseid selliseid poliitilisi otsuseid, mis väga selgelt soosivad Euroopa Liidu keskvõimu huve, lootuses selle kaudu pälvida siis Euroopa Liidu keskvõimu juures kõrge ametikoht, siis ei ole vaja üllatuda, kui Eesti riigi ja Eesti rahva olemuslikud huvid selle all kannatavad. Siin võib jutt olla näiteks maavarade kasutamisest. Eks peaministrina seisad selle eest, et Euroopa Liidul tekiks ligipääs Eesti strateegilistele maavaradele ja pärast seda, kui need otsused on langetatud, siis siin premeeritakse Euroopa Liidu struktuuris kõrge kohaga. Või miks mitte ka mingisugustest julgeolekupoliitilistest otsustest, et võtta vastu mingisugune otsus, mis teenib näiteks mõne teise välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni huve oma poliitilisi ambitsioone ellu viia, aga tegelikult ei teeni Eesti riigi ja Eesti rahva parimaid huve. Aga võimaldab siis saada selle teise riigi juures või siis ka rahvusvahelise organisatsiooni juures hiljem hästi tasustatud ametikoht. Niisugused stsenaariumid peaksid olema juba elementaarsel tasandil ühes eneseväärikusega riigis välistatud. Aitäh!
Aitäh!